Jutud Jannega alustab. Täna on minu vestluskaaslasek väga äge noor naine, kellele, kui ma otsa vaatan, siis esimesena tuleb meelde kohe, kuidas me mängisime koos korvpalli, see olid 3 punkti joone taga. Ma mäletan seda palli, ma mäletan seda põlvekaitset ja ma mõtlesin omaette, et miks ma sind katan, sa oled ju paganama lühike. Et need on minu esimesed mälestused ja sähvakud, mis alati tulevad, kui ma kohtun Anuga. Tere, Anu! Tere, Anne! Ma isegi ei mäletanud, et ma sinu vastu väga palju olen mänginud, sellepärast, et korvpallikooli aegadest meil olid nagu erinevad vanusegrupid, et kas vastakuti sai käia või mitte, enam meelde hetkel ei tule, aga hiljem võib-olla amatööri tasandil ma väga palju ei käinud, et kuna mul oli jalavigastus mitmeid kordi. Aga väga hea, et sul meelde tuli. Pikad ma välja kutsusingi, et just, et see oli 3 punkti joone taga, et ja see on see üks mäng ja seal sa neid kolmeseid loopisid küll. Ma tegelikult olin ajast ees, et kui Aarne Laus meil Tartu Ülikoolis kehakultuuri teaduskonnas mulle kui korvpallitreenerile tunde andis, meisterlikkuse tunde, siis ma viskasin kolmeseid vähemalt nii-öelda 1,2 meetri sellest joonest kaugemalt, arvestades, et harjutades seda sellepärast, et see võiks olla minu väikese kasvuga trumpe. Täna on see üsna loogiline, et visataksegi kaugemalt, sest kaitse on tihedamalt peal, tagamängijad on pikemad. Just ja ju vaadataski siis kaitse on juba nii heaks läinud ja siis ongi vaja vahest visata sealt päris kaugelt ja see on... Ja siis peeti seda kummaliseks, et nii mitmelgi korral mu käest küsiti, kas mul midagi siin peas viga, et ma lähemale ei saa minna. Aga kuidas siis Anu sai korvpalli juurde? Kui sa juba ise rõhutasid mitu korda, et oma kasvust, et kas see tuli sul endal või see oli ikkagi sõpradega kaasaminek? No ma spordi juurde sattusin niimoodi, et mina elasin Tartus Ropka linnaosas ja meil oli selline hoovisport hästi populaarne, et mul vanem vend ja õde käisid lasteaias, jäid tihti haigeks ja siis ema otsustas, et ülejäänud 3 last lasteaeda ei lähe, müravad ise hoovis. Kui ema tööl käis, siis mina käisin lihtsalt rahulikult väljas, sain oma hoovisporti teha ja seal oli meil palju lapsi, kõikvõimalikud pallimängud, jalgrattasõidud, kõik talialad. Mul olid naabrid, sellised toredad perekond Suia, kelle ema on Tartu maratoni võitnud, hea suusataja, isa endine väga äge koondise tasemel sõudja ja nemad võtsid mind sellistele rahvajooksudele kaasa, olid teisipäevakud. Ma olin umbes selline 2. klassi tüdruk ja siis hakkasin koju tooma küll klaase, vaase, kanne, et Eesti rekordiomanikud olid seal täiskasvanute klassi võitjad ja mina siis konkureerisin seal noorteklassis. Ja kooli ajal meil Katrin Klaup, kes hetkel on Rootsis äge treener, tema meie Tartu 8. koolis, siis hiljem Forseliuse gümnaasiumis tegi kergejõustiku tippudega treeninguid ja valis siis ka nooremaid trenni ja siis kehalise kasvatuse õpetaja siis ikka lükkas, kuna ma igal alal käisin kooli tavaliselt esindamas, küll suusatamas, sõudmas, lauatenises, VTK-s, mis iganes vaja oli, seal ma käisin. Ja nii ma sattusin kergejõustikutrenni, et kehalise õpetaja nagu soovitas ja kergejõustikutreener käis koolis treeningutel. Aga mulle läbi teleekraani endale väga meeldis korvpall, et siis 2 põhjusel. Meeste korvpalli näidati televisioonis, aga naiste korvpall Tartus oli populaarne lihtsalt. Et kõik teadsid, kes on Sirje Kikas, Anne Hinnobert, kõik võimalikud pikad mängijad, Uljana Semjonovat me ootasime pikki silmi, et ta tuleks Tartusse külla, et saaks tema selja taga käia, sest mina oma pikkusega olen tema jala pikkune enam-vähem. Et kogu aeg ilmusid lehtedes Tartu nii-öelda vanas edasi, et Tartu Postimehes ilmusid naiste korvpallurite lood, et nüüd tuleb jälle see liidu tuur, mängivad need ja need. Siis see tekitas nagu huvi, et näe, äge mäng. Aga mul endal keegi klassist ei käinud, et enne kui ma kergejõustiku isegi trenni läksin, mul tuli nüüd meelde, et ma käisin korra 1 aasta isegi võrkpallis, sest mu klassiõde ütles, et läheme võrkpallitrenni ja siis läksimegi.
aga seal millegipärast, ma ei mäleta enam täpselt, et miks seal pikemat olemist ei olnud, kergejõustik tuli peale, korvpalli ma tahtsin minna, aga keegi ei kutsunud otseselt ja siis ühel sügisel ma mõtlesin, et nii, nüüd ma lähen ise sinna korvpallikooli uksest sisse. Läksin uksest sisse, tuli vastu Jüri Neissar, ütles, et kõik treeninggrupid on juba kinni meil siin poistel. Ma ütlesin, ma tulin tüdrukute juurde. ja Maire Sulg oli minu treener ja meil olid mitmed grupid siis ja siis ma käisin mitu aastat niimoodi, et kergejõustikutrennis ja korvpallitrennis üheaegselt ja ühel hetkel siis korvpall jäi kuni keskkooli lõpuni. Mulle nii meeldib, et sa tõid kohe välja selle juba oma pisikeses põlves, et naiste korvpall oli kuidagi põnevam ja ägedam, aga telekas näidati meeste sporti, et ma küsiks kohe siia juurde siia otsa, et mida siis Anu võiks või peaks tegema, et see naiste sport saaks ka ikka eetriaega ja võimalust, et sellist just, et märgatakse seda, et ma tean, et sa teed väga palju selle nimel, aga võttes kaasa nüüd need kogemused, et kas on midagi, mis meil on jäänud tegemata, meil endal naistel ja tulemused, aga kas on veel midagi? Ma arvan, minevikku väga palju ei maksa vaadata, iga asi on omas ajas, lihtsalt paremaid tulemusi on vaja teha naistel, oma tulemusi erinevatel tasandil ise hinnata neid, väärtustada, olla uhked nende tulemuste üle, kui sa oled amatöörmängija Eesti meistriliiga tasandil, ei maksa silmi maha panna, et näed, meil ongi selline tase, et ei ole millestki rääkida. Miks ei ole rääkida? See ongi meie tase, see on meie meistriliiga tase. See on täpselt see, milleks hetkel võimelised ollakse. Tuleb pakkuda seda taset sellel tasandil. Ja kui on järgmine aste, oled maailma eliitproff, siis tuleb sellest osast rääkida, et ma arvan, et naised on lihtsalt ise üsna tagasihoidlikud olnud ja tihti jäänud lootma ei tea kellele, et kes neid võiks populariseerida ja mulle ei meeldi kunagi väga negatiivses kinni olla, et küll on häda üks või teine. Ei ole küsimust, tuleb lihtsalt ette võtta. Kui on keegi väga särav, siis küll ta ükskord ka pildile tuleb. Mulle meeldibki sinu töö juures see, et sa leiadki üles just need inimesed, kes siis teevad täiega seda asja, kes tegelikult on pingutanud ja sa leiad vahest ka üles need, kes tegelikult ei ole nagu need, ma ei tea, kas olümpiaalad või niisugused suured alad, et ka neid inimesi, et märgata need, kelle alad ei ole niivõrd populaarsed, aga ta omal alal on väga suur tegija, et see, et sa leiad need üles, on väga äge, aga kuidas sa need leiad? No meie asi on ka Rahvusringhäälingus olla laiapõhjaline, et loomulikult meie uudissaadetesse nappi aega kõik ei mahu, aga aasta ringi ikkagi on erinevaid võimalusi ja teiseks, eks ma läbi aegade olen jälginud ka ühte või teist, et kas paistab nagu, et on sellist südikust või mingit erakordset eneseületamist, kas töö või õpingute kõrvalt või mingid muud põhjused, miks võiks juba esile tuua, et kedagi, kes võib-olla ka isegi maailmaklassi veel ei ulatu, aga kodusel tasandil on väga äge tegija. Et televisioonis on tähtis ta siis ka pilti püüda, et alati, kui seda pilti ei ole õnnestunud püüda, siis ei saa ka sellest rääkida, aga see on selline instinktiivne ja samas eks kõikide aladega ei jõuagi kursis olla, et sõltub ka näiteks osad treenerid on väga tublid ja helistavad julgelt, ütlevad, et kuule, hakka vaatama, et mul on siin vist on sulle midagi pakkuda. Ma tahangi öelda, et meie esimesed kohtumised olid sellised, kus ma olin võib-olla ise ka selline, et oi ei, meil ei ole veel tulemust, ei ole midagi rääkida, aga see kasvamine sinu kõrval ja saades kogu aeg ikka seda innustust, räägime nüüd, kuidas see teekond läheb, te teete oma asja sihikindlalt ja see julgustamine ja suunamine sinu poolt on nagu aidanud kohutavalt palju, et me täna me oleme siin ja saame sinuga rääkida, aga ikkagist mulle tundub, et naisi on vaja rohkem julgustada ja rohkem natukene märgata. Et mis nõuande, sa tõid praegu välja, et treenerid helistavad sulle, aga pigem on need ikkagist meestreenerid, aga... Ma ei ütleks, mina ei ole kunagi väga lahterdanud. Kui ma tööle tulin
siis mul ei olnud sellist šamblooni ees Eesti Televisiooni tulles. Ma tegin kohe loo sellised 3 esimest meest, 3 esimest naist. Kolleegid küll vaatasid, et naistest me oleme heal juhul võitja olnud, vahel ei ütle, aga okei, nii on ka täitsa okei. Ja mehed hakkasid ka rahulikult lugusid nii rohkem naisi sinna esile tooma. Et mõnikord on mõni barjäär selline, et lihtsalt ei mõeldagi, et miks nii. Mõnel üritusel jällegi on nii, et me räägimegi ainult naistest, sest mehed on väga lahjad. Mõnel üritusel räägime meestest, sest mehed on väga ägedad ja naised ei pääse pildile. Et need on väga erinevad käärid. Olen nõus. Aga laias laastus ma arvan, et see, et näiteks naiste pallimänguliigad või siis mõned individuaaltegijad ei ole nii palju pildis, see on pigem ikkagi rohkem nende enda ala. Ma ei ütleks, et sportlaste teha, sportlastel ka kindlasti järelikult nad ei paku võib-olla oma juttudega nii huvitavat materjali või on kidakeelsed olnud või ei ole õiget kontakte leitud, aga tihti on see ka ala küsimus, et ala ise ei suuda võib-olla nii palju huvi pakkuda oma sportlastest. Just. Mina alustasin spordiajakirjaniku karjääri siis, kui mingit internetti ei olnud, et ma sõitsin Tartust ülikooli õpingute kõrvalt hommikuks Tallinnasse, oli pastakas paber, väntav telefon ja üks selline kuvar, milles võib-olla paar Reutersi rahvusvahelist uudist päeva jooksul tuli, et siis sa pidid selgeks saama, et kus sa oma tulemuse saad, et helistasid Kalevi spordihalli ette administraatoritele, et palun see kell 21.00 mine kindlasti vaata tabloolt see tulemus, mul on seda saatesse vaja, või helistasid kergejõustiku kohtunikule, et ära palun neid oma märkmeid kuhugi kotti pista ja bussiga sõitma minna, enne kui me tulemuse kätte saame. Ma mõtlesin, et sa veel ütled, et sa palud, et see administraator veel võtaks ja kutsuks kellegi intervjuud andma. Et igasuguseid, et näiteks meil on, ma ütlengi, et keerulisematest aegadest on väga ägedaid koostöid olnud, et Eesti sportlaste, treenerite, alaliitudega, et mul ei ole sõnu, kuidas rääkida, kuidas näiteks Lauri Aus omal ajal, kui ta Jaan Kirsipuga Tour de France'il võistles ja Jaan sõitis häid tulemusi, aga kokkuvõtte tulemust näiteks meile tollel ajal veel niimoodi internetis ei tulnud, siis Lauri Aus väntas pärast rasket 200 kilomeetrist etappi veel mõned kilomeetrid tagasi, ütleme seal tund aega pärast finišit, et vaadata, mitmes see Jaan siis kokkuvõttes oli, kas 15 või 20 ja väntas veel kilomeetreid, et siis sinna järgmisse putkasse minna ja telefoneerida ja nii me saime rahvale öelda, et mitmes ta siis nüüd on oma koha peal, et sportlased on tegelikult palju aidanud ja sa küsisid siin, et kuidas naised pildile saavad tulla, et täna on väga palju võimalusi, et sa saad oma klubi kodulehel tutvustada sportlast, oma erilised anded välja tuua. Sul on nii-öelda palju sotsiaalmeedia võimalusi, väikeseid, isegi telefoniga saad väikse videoklipi teha. Tuleks rohkem lihtsalt jagada infot, et laiem meedia saaks vaadata, et aga ongi midagi huvitavat, midagi erakordset. Sest kui sa küsid, kui mul on nädalavahetuse 20-minutiline saade ja mul on umbes 30-40 ala, nad kõik sünnivad ühe aja jooksul, et ma suudaksin siis veel lugeda mingit lugu kellegist, kes võib-olla hakkab üles tulema sellel päeval, see on võimatu, head ma ellu jään. Absoluutselt, see ongi nagu natukene vihje, et selleks, et paista silma, ongi vaja olla erakordne ja see julgus peab tulema ja kui on vaja, siis võtta ja telefon ja helistadagi Anule, et see on sporditoimetuses, et see on päris hea. Alati helistada, et kas tulemuse eetrisse pääses, see sõltub juba tulemuse laest, aga suhelda alati maksab. Olla ise avatud ja kõigepealt anda kas või oma maakonna lehtedest pihta alustades, et kas nii-öelda klubid või sportlased ja treenerid teavad, kes seal kirjutab neist, et kellele võiks öelda oma tulemuse või oma tingimusi tutvustada, et kust need tulemused tulevad. Ja oma võib-olla ka neid eeldatavaid tulemusi, et nii nagu me oleme ka sinuga paar korda rääkinud, et Eesti rahvas on selline tulemuse rahvas, aga kui on ikkagist võetud nii nagu hiljuti, sain ma lugeda sotsiaalmeediast Jaanika Lõiv, kes 5 aastat tagasi veel ei olnudki üldse rattasõitja ja panid plaani kokku, tal oli hea taustatiim, 3 inimest,
ja 5 aastat hiljem see eesmärk täitus ja ta läheb olümpiale, mis on nagu niivõrd äge teekond, et no, tal on tohutu tahtejõud ja teiseks tal oli hea kergejõustiku baas, et ta pikalt nii-öelda väiksest koolitüdrukust kuni selline juunior tasandini tegi kergejõustikku ja võitis igat karva medaleid seal 1500, 800, 3000 takistustega ja ilma jooksudes, et kui ta poleks vigastada saanud, et oleks kindlasti kergejõustikus pürginud olümpiamängudele, aga noh, jäi paar aastat vahet ja siis tuli selline hea mõte, aga noh, ta on selleks ka tohutut tööd teinud. Just, absoluutselt. Ta kuulub maailmas omal alal esikümnesse ja selleks 6 vist oli isegi 6 või 7, jah. On vaja sul kõigepealt ära kannatada see teatud kilomeetrite arv, näiteks tema sõidab 17 000 kilomeetrit aastas, et kui sa võtad oma korvpallitüdrukud, siis sa selleks, et nad suudaksid võidu põrgatada, ütleme siis Euroopa tasandil parimatega, et kui palju nad peaksid kilomeetrid maha jooksma palliga ja pallita, kui kerged või jõulised nad peaksid olema. See on number 1 pilt kõigepealt ja siis hakkame mängust rääkima, tehnikast, taktikast ja sellest, et mitu punkti keegi visata suudab. Jah, aga minu see point oli ikkagi selline eesmärgipärane töö, tutvustada seda teatud aja tagant, öelda, kuhu sellel maal on jõutud ja kindlasti mis sportlase teel selline kõige raskem hetk on võib-olla just need tagasilöögid, et kui need on ka, võetakse nagu teadlikult, need on ette teada, millal tulevad tagasilöögid, millal need tulemused ei lähe, tulemused ju kogu aeg ei minda ju mäest üles, eks, et ma ütleksin, Janne, sulle lihtsalt ühte vahele, et kõik, kes protsessi ise naudivad, teevad seda suure emotsiooniga, nende tulemus lõpuks kuhugi ikkagi kellegile korda läheb lisaks neile ja jõuab väljundisse ka. Kui see on selline poolsunnitöö, keegi käseb, keegi poob, mingil põhjusel muudkui tehakse, aga ei meeldi see ei tegijatele, ei vaatajatele suurt, kes seal paar tükki käib, siis see tulemus ei jõua suurele areenile. Ükskõik, mis tasandil see on. Nõus, see kirg ja see sära ja see tahtmine, ega see peegeldub ju välja, nii nagu sa ütlesid, see ongi see 30 videost, see ongi see, mida sinu kogenud silm seda märkab. Aga mina nüüd läheks selle juurde tagasi, et sa natukene tõid välja, et kui sa alustasid oma ajakirjaniku tööd, siis sa tõid välja ka 3 esimest naist, et kindlasti need esimesed aastad võib-olla ei olnud sellised kergemad, sest ma tunnen igal sammul ja ma pean lisama, et need viimased saated on vahest olnud, kus on ainult naiste tulemustest räägitud, mõned spordisaated, et kuidas see sinu teekond on olnud, et ma ei ütleks, et enda eest nagu võitlemine või seismine, aga kuidas sa oled nagu kohanenud sellega, et sul on vaja olnud võidelda, et sa tahad teed need valikud ja näitad võib-olla neid naiste tulemusi, mida võib-olla kogu üldsus võib-olla ei oleks võib-olla nõus olnud, et see on minu valik, ma ise vastutan sellest. Ma käin eetris lugude ja saadetega ja ma ise vastutan selle eest, et mulle võib iga vaataja siis saata kirja ja ma siis vastan, miks ma selle otsuse olen teinud. Et see on meil aastakümneid nii olnud, ma olen juba 27 aastat ajakirjanik olnud, nii et selle aja jooksul see on selline amet, kus tuleb vastutus võtta. Kas on tulnud kriitikat? Eks meil on ikka igasuguseid kriitikaid, et ühele meeldib üks ja teisele, teine, kolmas küsib, miks nende lugu saates ei ole või miks see ala kajastatud ei ole. Eks meil on, palju aetakse sassi ka, et televisioon ei ole lihtsalt kuulutuste lugemine, et saatel on omad nüansid, omad eripärad, eriti kas ta on pikem või lühem saade, milline pilt on sinna võimalik katta ja me tihti ütleme, et see sõltub ka päevast on ju. Ja tegija, et see sõltub sellest materjalist, et mis seal ette nagu tuleb. Aga ma tahaks öelda, et ma tegelikult, kui ma alguses tulin Eesti Televisiooni, siis oli selline ajastu, kus spordialaliidud kõik hakkasid endale otsima uusi sponsoreid. Ja Eesti Televisioon pani siis ka kõvasti õla alla alaliitudele, et kui ma tulin, siis ma tegin terveid 10 kaupa tänavakorvpallisaateid, triatloni Grand Prix saateid, judos, saalihoki, võimlemised, meil olid erisaated korvpall, võrkpall, jalgpall, neid oli tohutu arv, mida me tegime
just selle tõttu, et aidata ka alaliite ühtepidi, et tutvustada uusi tegijaid, vanu tegijaid, natuke näidata erinevaid formaate. Näiteks triatlon siis alles tuli sellise uuema hooga ja tänavakorvpall oli ka selline midagi uut Eesti jaoks, oli. Et seal me juba põhimõtteliselt tegime igast siis etapist muudkui aga saate. Et kõik need asjad lisaks tiitlivõistlustele käisid läbi. Aga kindlasti selle suure töö aja jooksul on olnud selliseid, nagu ma enne mainisin, neid kas kriitikat on tulnud, aga selliseid, kuna sinu töö on tegelikult, nagu sa ütlesid, tellija materjalist ja ka saate koostamine on ju, sa kunagi ei tea, kas see jupp hakkab mängima, kas see laatelõik, kas see mäng on mängitud, kas sa saad selle info õigeks ajaks, et see väga kiire reageerimine ja kohanemine. Et kas sa oled seda nagu teadlikult ka õppinud või see on ikkagist suur kogemus? See 27 see tuleb praktika käigus, et seda sa ei kujuta ette, kui sa näiteks lihtsalt ajakirjandust õpid ja sul otse-eetri kogemusi ei ole või näiteks pikka aega, kui Tartus meil oli juttu sellest, et Tartu naised olid kunagi tugevad, kui mina koolilaps olin, aga siis, kui ma hakkasin ajakirjanikuks, siis tulid just Tartu mehed uuesti tõusuga ülesse. Ja kuna mina tudengina ikkagi käisin ka edasi-tagasi hästi palju siis Tallinn-Tartu vahet ja olin selline reibas ja noor tegija, kes jaksas 24 tundi üleval olla, siis ma ka palju Tartu meeskonna tegevust kajastasin. Ja seal oli meil üks periood, kui ma usun, et kõik spordisõbrad enam-vähem teavad, et kus asub Tartu Ülikooli spordihoone ja kus on umbes telemast Tartus Tammelinnas ja kus on siis Võru maantee poole asuv, ütleme siis leivatehas, kus meil oli selline periood, et sa sõitsid sealt, kell 7 hakkas mäng, enne 9 lõppes ära, et sa sõitsid sealt ülikooli spordihoonest kõigepealt sinna peaaegu Võru maantee otsa peale. Rattaga või autoga? Autoga. Siis oli võimalus teha nii, et lugeda 2 lauset, panna 3 plaani ja selle kassetiga sõita nii-öelda telemasti alla ja siis selle kassetiga kohe eetrisse minna. Et siis ei monteeritud midagi ümber. Selle hingetõmbe, mis sa sinna ütlesid ja need 2 plaani, mis sa suutsid panna, need sinna panid ja see oli väga keeruline, et me siis ka eetrisse jõudsime nagu lugudega. Täna meil on teistsugused tehnilised võimalused, et sa saad kohe otse eetrisse minna 4G kastiga igasuguste uuemate tehnoloogiliste võimalustega. Lihtsalt sõltub sellest, et kus sa oled staadionil, et Eesti väikestel staadionitel pole sugugi keerukas mingit otse lülitust teha ja öelda, et näed, seis on praegult see või kaugushüppes hüppati just 6.20. Jah, et enam ei ole vaja seda suurt telebussi. Kui sa oled olümpiamängudel ja sul on näiteks 80 000 pealine staadion ja sa oled nagu ühel pool areeni ja sportlane on hoopis teisel pool ja siis sa lähed uudissaates eetrisse sellel hetkel, kui sportlane sul selja taga just teeb oma hüppe, sul on 1 minut eetrit ja sa ei tea, mis seal selja taga toimub. Ja, et vaataja seda hüppet näeb, aga sina seal ei näe seda, et siis sa pead oma trikid kaasa võtma, et sa saaksid selle tulemuse teada ja vaatajale ka seda öeldud, et meil on väga palju selliseid keerukaid olukordi ja ütleme pikemates projektides tuleb selliseid pime reportaaže teha ja just, et eks osad kolleegid teevad, osad mitte, et see sõltub sellest, et kui palju sa vastu tuled, et mina tihti olen ikkagi sellest lähtunud, et Eesti sportlane okei, et peaasi, et ta nähtud on, et ma tean, et seda tööd ma täna kõige paremini ei saa tehtud, sest seda ettevalmistust ei ole ideaalset, aga näitame ära ta. Mis on need anutrikid? Sa ütlesid, et sul on oma trikid, et mis on need anutrikid, mis aitavad siis nendest võib-olla siis nendest hetkedest üle või nendest apsakatest või need hetkeolukordades, mis ei lähe nii, nagu sa oled ette planeerinud? Ega seda suurvõistlustel kunagi ette täpselt ei tea, mis on, et sa lihtsalt üritad endale kõikvõimalikud nii-öelda
back-up'id luua, et sul oleks, et kas sa saaksid tabloo pealt näha, kas sul on mingi kolleeg või sul on operaator, kes näeb kuskilt mingit tulemust, mida ta saab sulle näpuga näidata või siin on igasuguseid nippe, aga on ka asju, mida sa ei saa nagu vedada, et jah, me oleme väga kummalistest kohtadest teinud kõik. Räägi meile kõige kummalisemast kohast. Ma ei oskagi sulle öelda, neid seiklusi on nii palju, et eriti see ajastu, kui me hakkasime nii-öelda väikseid lugusid läbi interneti üle andma, siis kõikvõimalikud maa-alused baarid, kohad, asutused, hotellid, kõikjal, kust me oleme oma väikest juhet proovinud paluda, et aidake meid, et meil on vaja nüüd televisioonile 2 minutit või 3 minutit lugu saata, et me oleme üsna palju abi saanud, aga see on vahel päris keerukas olnud ühes või teises riigis. Ma küsiski siia peale, et kui enesekriitiline on Anu, et jah, see suur kogemus ja kõik need, ütleme nii, et sa kasvasid seal sporditoimetuses ikka suurte meeste kõrval üles, et see kogemus juba nendega seda ühte õhku hingata ja vaadata, kuidas nad töötavad, on väga palju, aga kui suur enesekriitik. No need suured mehed seal sulle niimoodi suhu vaatamiseks aega ei jätnud, et kui tööle palgati, siis palgati kohe tööle, et tegid kehvasti, aga pidid ise vastutama oma asja eest, et lihtsalt pärast öeldi, et aga võinuks teha niipidi. Okay. Et sellega karastatigi, et kohe vette viskamisega. Et ja sa väga kaua ei saa põdeda oma asju, sest sul on kuidas sellest põdemisest üle saab? Tasandil tööd tehes, et sul on juba järgmine päev, järgmine asi ja järgmine, et tuleb lihtsalt mingisugune märge teha, et mõni asi ei ebaõnnestuks, aga mitmed asjad ei ole ka nii-öelda inimese teha, et vahel tehniliselt, ma ei tea, jookseb režiipuldis üks või teine fail kinni ja sul ei ole võimalik seda eetrisse panna, siis ei ole midagi teha. Aga on igasuguseid probleeme, et seda tuleb nagu tagantjärele tuleb seda rahulikult võtta, et vahel, kui mõni asi otse-eetris ebaõnnestub ja oled väga kaua valmistunud, siis ma tegelikult olen päevi väga tige ja sellel hetkel võin kas või hääle ära karjuda endal vihast iseenda ja kõikide muude asjaolude vastu või loopida kõik laiali, aga aja jooksul, kui kasvad, et eriti kui on suur võistlus ja järgmine päev on juba vaja järgmine samm teha, siis sa ei tohi põdema jääda seda. Ma omast kogemusest ütleks siia juurde, mida detailsemalt ja mida rohkem mul on läbi räägitud ja kirja pandud, seda suurem tõenäosus on, et see ei lähe täpselt nii, nagu oli. Et pigem sellised märksõnad, pigem sellised ikkagist häälega rääkimised, mitte küll häält ära karjudes, nagu sa mainisid, aga just selline mitte väga ülereageerimine, mõtlemine ka, et kui palju sa oled jõudnud vaadata või kas sa enam ei vaata, ma kujutan ette, mina ütleks praegu, et sa oled selline proff, et sa enam seda ei tee, aga kui palju sa oma saateid vaatad järgi või see aeg on juba, nagu öeldakse, jäänud sinna päris algusesse, et või sa vaatad ainult? Ei, tegelikult peaks olema nii, et see kuulub nagu ameti juurde, et sa vaatad, aga pean ütlema, et aja jooksul ma ei ole väga palju vaadanud, sest mul on hästi tempokas asi olnud, et kuulad siit-sealt tagasi, et vaatad ühte, teist või kolmandat ja mõned asjad on teada, miks ei ole kõige parem või on hästi, et see on nagu väline väljund otseselt, et me eriti igapäevases kiires uudisasjas kui on nii, et tõepoolest 2 juuksekarva on püsti peas, aga tegelikult enne seda oled nagu saanud kätte 3 viimast tulemust, et saate 3 esimest lugu kõik ümber teha, siis see ei ole kõige olulisem, et keegi ei pannud tähele, et kas nööp jäi lahti või 2 juuksekarva püsti. Meil oli point see, et need lood jõudsid nüüd eetrisse, et ei ole nagu tohutult palju inimesed, kes sulle seal midagi ette vormistavad. Ja. Mis on sinu kõige ägedamad koostöökogemused? Ja sa ütlesid, et Lauri Aus sõitis ja siis need administraatorid, tädid andsid infot, aga mis on sellised, mida sa oled tegelikult kaasa võtnud ja mida sa oma tänapäeva töös nagu heas mõttes hindad, sest koostöö ka sinu töö puhul on ju väga oluline.
no kõige tähtsam on inimlikkus ühtepidi või teistpidi, et sa pead leidma ajakirjanikuna, on minu jaoks kõige tähtsam leida sportlase, tema treeneriga ja alaliidust inimestega mõistlik suhtlustasand, et kas nad mind armastavad või vihkavad, see pole oluline, peaasi, et me selle, kui sportlase tulemus on väärt, et seda kajastada, et selgitada seda tausta, siis mõlemad pooled peavad leidma sellise ühise keele, et sellest sünniks hea asi. Just, et täpsusta, mis see mõistlik suhtlemine on, et mis see sinu jaoks on, et me kõik saaksime üheselt aru. Mis sa mõtled selle all? Mis ma mõtlen selle all? No ma kõigepealt mõtlen üldse inimlikku läbisaamist lihtsalt kõigepealt, et meil on, Eesti on väike ja tihti just välisriikides meil on nagu väga ägedad koostööd olnud, et ma olen 9 olümpial käinud, 4 olümpiat Tallinnas teinud, 7 suveuniversiaadi, lugematul arvul maailma ja Euroopa meistrivõistlusi ja tihti on nagu sellised olukorrad, kus sul on mõni hetk, et sportlane saakski nüüd intervjuule tulla või sul on, see koht on kuskil väga ebamõeldivas kohas, kui sa suudad enne selle võistlusel sportlasele ära selgitada, et nüüd on see point, et ta ei saa seal, ärgu jagagu neid autogramme nii kaua, et nüüd on üks võimalus Eesti rahva ette tulla ja see 3 minutit ära rääkida või et vabandust, meie juhtmed ei vea nii kaugele või et näiteks ta on sellise toreda aja, kui Gerd Kanter kettaheites tipus oli, siis tänu sellele, et tema konkurendid siin Eestis ka palju võistlemas käisid, me saime tuttavaks väga hästi nende konkurentidega, siis meil olid veel sellised tehnilised võimalused, et Gerd Kanter rääkis kas maailmameistrina või hõbemedali või pronksimedali mehena oma juttu ära, operaator jooksis hop lindiga kuhugi mujale, sellel hetkel me otsime tema konkurenti Hartingut seal kinni, vestlesime sõbralikult, ära nüüd edasi liigu teiste meediakanalite juurde, et mul kohe tuleb operaator tagasi, et me saame järgmise kassetiga sinu juttu salvestada, sest pärast ma teda enam kätte ei saa. Et siin on igasuguseid nippe, kuidas omavahel suhelda. Et mina pean kõige tähtsamaks, et normaalset läbisaamist sportlaste vahel. Et see on, tulemus sünnib alati koostöös. Et mul ei ole väga pikast ajakirjaniku karjäärist halbu kogemusi väga palju, et on mõned sellised võib-olla mööda rääkimised olnud, kus pidanuks öelda, et võib-olla nii üks või teine pool natuke paremini tegema ja osadel on ka, saad aru, et see ebaõnnestumise järel on see emotsioon nii halb, et ta ei suuda ennast kontrollida ja siis sa tuled ja nõuad seal, et aga miks nii? Jah, absoluutselt. Et samas, siin pole midagi teha, et osade sportlastega pühime pisarat, järgmisel hetkel lähme eetrisse, teeme professionaalselt 3 minutit ära ja siis nutame edasi kaadri taga. Sinu kogemuste pagas ja kui nagu mõeldes tagasi, ega meil palju naisspordiajakirjanikke ei ole olnud, et on Anu, siis oli tükk tühja maad, nüüd on juures üks, aga ei, meil ikkagi on aja jooksul tulnud, et siis kui ma alustasin, siis rõhutati päris palju, et ma olen esimene naisspordiajakirjanik televisioonis, sest lehtedesse ikkagi oli üht-teist kirjutatud juba ja seda ei saa alahinnata, aga ausalt öeldes ma ei pööranud algus sellele tähelepanu, sest see polnud minu jaoks kõige tähtsam, et minu jaoks oluline, et ma selle ametiga saaks hakkama, et mulle see meeldis lihtsalt, mulle pakkus huvi maailmasport, Eesti sport ja aja jooksul meil on ülesanne ka toimetuses alati, et me võtame kõiki ülikoolidest praktikante enda juurde, et treenime neid, kas nad tulevad või mitte, paljude jaoks on see väga keeruline, pingeline, liiga mitmekülgne ja nõuab ka väga palju erineva tasandiga teadmisi. Et nüüd on aja jooksul huvi kasvanud, me oleme selleks ka vaeva näinud erinevates lehtedes, portaalides, meie enda toimetuses on naisi rohkem, nii et ma arvan, et kõik on nagu loomulik, ei pea kõiki asju loosungiga välja kutsuma, vaid töö ise kutsub. Aga kas on silmapiiril keegi, kes tuleb teile sinna 3. ka või hetkel ei ole selleks vajadust? On mõni selline hakkaja noor ka peale tulemas? Aeg näitab. Ma ütlen alati, et
ühe päeva liblikaid lendleb alati palju, aga kuidas asi lõpuks kulgeb, see sõltub ikkagi inimese sellisest soovist ja tahtest. Kui nüüd võtta uuesti sinu see suur kogemuste pagas, et mis on siis, kui praegu noored vaatavad meid ette, mis oleks need väärtused, mis 1-2 väärtust, mis nagu võiksid olla, mis läbi selle karjääri on sind hoidnud ikkagi sellel teel, sa oled need on nagu need 1-2 suunda, mis alati on hoidnud sind sellel, nagu ma ütlesin, õigel teel ja aitab alati, nagu öeldakse, ka nendest aukudest jälle sirge seljaga üles tulla. No mulle on lihtsalt sport kirglikult meeldinud. Aga miks ta sulle meeldib? Tahaks mulle lapsepõlvest kohe meeldima. Aga mis sulle selle juures meeldib? Kui ma olin päris pisikene, mis pisikene, umbes 4. klassi tüdruk, siis ma käisin kõplamas ja tellisin endale spordilehte, et lugeda seda paremalt ja vasakult ja natuke hiljem siis kehakultuuri ja kusagil 7.-8. klassis tassisin raamatukogust endale suurem osa neid raamatuid, mida ma pärast ülikoolis kehakultuuriteaduskonnas lugesin koju juba. Ma küll ei saanud aru, mis asi on see teiper ja kõik muud asjad, aga ma juba lugesin hoolega ja venekeelseid korvpalli tehnika ja taktika neid raamatuid, sest eestikeelseid ju suurt palju ei olnud, et Aarne Laos ise siis pärast seda, kui ma ülikoolis just olin tema nii-öelda õpilaseks, hiljem ta vormistaski väga ägeda uue õpiku korvpallist, et mis on ka nüüd pikaks ajaks viimaseks jäänud, et palju asju lugeda ei olnud, et mul oli kohe selline spordi tegemise huvi, lugemise huvi, avastamise huvi, maailma vaatamise huvi, need kõik spordi ajakirjanduses jooksid kokku minu jaoks. Ja see tuli ikkagist kodust teilt? Ma olen suht koht erandlik eksemplar, et mul ei ole teised mu vennad ega õde ei ole treeningutel käinud ega huvi tundnud, et nendel olid nagu natuke teistsugused oma huvid. Et mina olin nagu oma spordifänn. Küll mul emal oli selline vaatamishuvi, et kui olid suuremad spordivõistlused, et siis ta kirjutas märkmikusse üles, et mitu meetrit Mati Nüganen hüppas, missuguste punktidega Katariina Vitsal kellegi ees võitis ja kergejõustikus, et palju Seppo Rädu võidu tulemus oli, et tema märkmikust võis rahulikult need tulemusi vaadata ja me alati vedasime kihla mingite asjade peale, et kes on kes, et kodus oli ja mind kutsuti kodus diktoriks, sellepärast ma taidlesin teleekraani ees, ütlesin, et alati miks nad nii teevad, teisiti saab ikka paremini. No näed, see on ikkagist kodust tulnud, aga ma ei kujutanud ette, et see saab minu ametiks, et ma unistasin siis ikka, et minust saab ikka kõva NBA treener ja hüppame väärtuste juures sinna. Õpetaja, aga jah, kuna see läks nagu teisiti, et tuli see maailmasport just läbi ajakirjanduse, siis juhtus hoopis niipidi. Aga kas sa vahest tunned, et mingit kahetsust? Ei, ma ei kahetse asju elus, et pole mõtet selle peale nutta, et mida võinuks teha nii või teisiti või kolmandat, et olid omal ajal huvitavad valikud ja ma kindlasti väga pikka aega jälgisin mänge niimoodi, et treeneri seisukohast operaator mul tihti kõrvaldas, mida sa karjud, et vaheta. Ma kogu aeg sisemuses võta time out, vaheta. Ise jälgin, kirjutan mänge punkte üles. Siis ma sain aru, et mul 2 kõne kestis päris pikalt. Kas see 2 kõne on nüüd lõppenud? Sest kui ma sind praegu kuulan, Anu, siis sa peaksid, kuna sa oled juba ühel alal nii proff, siis äkki proovima kätt mõne grupiga? Mind proovimine ei huvita. No just. Huvitab kohe tegemine. Et väikesed korvpallikooli tüdrukud minu käe all olid päris mitu gruppi. Me linnas mängisime ka hästi. Ma arvan, et selles ei ole üldse küsimust, et selles ametis oleks mul ka kirge. Aga lihtsalt mitut asja poole teraga ei jaksaks teha. Et ma ei näe, et ma huvituks sellest, et ma lihtsalt vaatan korraks
3 viimast uut rünnakulahendust ja siis lähen nagu treenerina tööle, et ma ei suuda nii. Kui mingile asjale keskendun, siis ma annan endast nii 100%, et see võtab mind emotsionaalselt väga tühjaks. Okei. Aga kas võib olla, et ikkagi see vahetus tuleb? Aeti ikka veel NBA treeneriks. No, ja seal on... Kui vaadata siis Ameerika treenerite vanus... Jaa, nendel on 70 ikka väga kõvad tegijad. 70-75 pluss, nii et meil on sinna veel... Ja ära kunagi ütle iial, et ei tea, vaatame. Vaadates sinu kirge ja kuulates seda, see on kõik, mis aastate küsimus. Pallid, kõik, mis veerevad, need tekitavad must kohe sellise lapseliku kire, et kui ma neid näen, siis jalgpalli tahaks lüüa jalaga ja võrkpalli servida ja nii edasi, et see on mul käes. No jaa, sest kui sa oled ka tulnud ju intervjuud tegema korvpallisaali, siis sa alati viskad, nii et sellega me oleme kõik harjunud juba. Aga tuleme tagasi ikkagi nende väärtuste juurde, et mis need väärtused nendele noortele siis oleks, sest ma kujutan ette, et vaadates sind iga õhtul ja kuulates ka praegu, kui kirglikult sa seda tööd teed, et mis oleks need mõned niisugused nipid või asjad, mis sa nendele tüdrukutele ütleksid? No, kui sa silmas pead päris väiksemaid, siis... Või no, kes vaatavad ja nii nagu sina seal teleka ees, et ma tahan saada diktoriks, sa tegelikult teadsid, eks, aga... Tegelikult mind huvitaks rohkem ausalt öeldes hoopis see, et sporti sellise kultuurilisel tasandil mõistetaks rohkem. Mina ise loen seda, et miks ma olen armastanud seda ametit väga pikalt pidada, et see on üks nendest ametitest, mis aitab spordikultuuri edendada. Et mulle spordi juures see kirglikkus, mängulisus, intelligentsus, see osa kõige rohkem meeldib. Inimlikkus, väärikus, kõik, mis sellega kaasneb. Et spordis teinekord ei ole kõige suuremad maailmameistrid, kõige armastatumad rahva seas. On hoopis mõned teised persoonid, kes seda ala oskavad inimestele kõige paremini esile tuua või nende kirg läheb kõige rohkem korda. Et ma ütleks lihtsalt seda, et ma tahaks loota, et perekonnad ja kõik, kes perekondade ümber on, ise rohkem väärtustaksid sporti, et valiksid vähemalt mingisugusedki tegevused nädalas, mis viiks kogu pere spordi juurde. Et nendes peredes, kus on juba sporditraditsioonid, on see lihtsam, aga kus ei ole sporditraditsioone ja kui me teame, et koolis kehalise kasvatuse õpetuses on ka olnud selline madalseis vahepeal, et ei ole kõige parema kvalifikatsiooniga võib-olla õpetajad õpetanud või on generatsioonide vahetus ka toimunud, siis see tähendab, et meil kasvavad üles ka järjest on põlvkondi, kes oma lapsi ka ei oska niimoodi viia spordi juurde ja nende sisemine spordikultuur ei ole ka selline, et valime pühapäevaks, ma ei tea, jalutamise, diskgolfi või läheme suusatama talvel või uisutame või teeme koos ujumist või valime midagigi. Et tegelikult ma väga loodan, et me ei räägi kogu aeg ainult sellest hirmsast kilomeetri tagaajamisest, et see on meil silmailuks ja innustuseks nii-öelda maailmarekordi purustamine ja midagi erakordset, kuhu pürgida. Aga et igaüks viiks kellegi käe kõrval spordi juurde. Et kui sa näed, et 3 maja sul kõrval on ja mitte keegi sealt lastega sporditrennis ei käi, äkki lähed ise ja koputad, et kuule, aga ma võtan need lapsed trenni meie juurde. Et oleks neid inimesi, kes märkavad lapsi, kes ei käi kuskil, ei sporditrennis, ei muusikatrennis, ei mingites muudes huviringides, et kutsuksid nad kaasa kuhugi, võtaksid kaasa. Ja mis lastele puutub, siis sport annab kõike. Kõike, mis sa eluks tahad. Et sa õpid läbi selle väga-väga palju. Et kui sul on head juhendajad ja sa saad väärtuslikke kogemusi, siis on kõige parem platvorm eluks. Absoluutselt. Sa ütlesid nii ilusti, et ma jäin kohe mõttesse, et ma võib-olla ei olegi kuulnud, et keegi oleks nagu nii hästi toonud välja just selle
inimlikkuse ja selle väärtusliku ja tegelikult spordi olemuse. Et aitäh sulle selle eest, et mina lisaks siia juurde, ma tean, et see tundub selline juba niisugune mantrana, aga mina olen ka seda meelt, et spordis võib-olla ka rohkem märgata ja tunnustada just seda naispoolt, sest naised pahatihti on enamuses need, kes oma lapsed trenni viivad, eks, et võib-olla pöörata ka rohkem nende poole ka pilgud, ja suunata ja see sinu mõte praegu ja öeldagi neile, et see teadmine jõuaks ka nendeni, et lapsed viia liikuma. Näiteks kui sa oled ise korvpallitreener ja ootad meistriliiga mängule publikut, siis keda sa ei näe naisi väga tribüünil. Et kus on nagu arenguruum, et mehed oma valitud spordialale on pärast karjääri ka lojaalsemad, et kas neil oli nii-öelda linna tasemel, rajooni tasemel, Eesti meistrivõistluste tasemel karjäär, aga nad tulevad rõõmuga oma endist võistkonda toetama, natukene juttu ajama, uudistama, mis sellel spordialal toimub, panevad rohkem nagu õla alla, et neil see on just see, mida ma nagu ise ei ole aru saanud pika aja jooksul, et miks naised ei tule ise naisi toetama. Et vaadates pallimänge näiteks, et publiku moodustavad siiski suuresti naiste mängudel ka mehed. Aga mitte endised naismängijad, endised kohtunikud, et neid on siiski loetud sõrmede peal, et kõik võivad tuua näite, et jah, naised on hõivatud laste ja kõige muuga, aga siiski, kui tuleb mingi suurem mäng, vaatame Saku Suurhallis, ütleme siis korvpalli näitena, tuleb Moskva CSKA kaasa, siis on mehi-naisi üsna võrdselt ju. Ja. Et see näitab, et see huvi pakub, aga paljudel aladel naised ise ei ole just need, kes käiksid oma endist spordiala toetamas, vaatamas, oma vanale treenerile õlale patsutamas, et kuidas sul läheb või tooma, ma ei tea, mida iganes huvi tundma, et kas klubile oleks vaja osta 2 paari saapaid või 1 pall või siis lihtsalt oleks neil täna vaja toetust publiku näol, et naised saavad ise väga palju teha, et oma ala ka tunnustada, et korra kas või aastas või 5-aastases minna vaatama, mis nende spordialast on saanud, kes seal liiguvad. Väga hea, ma mitte ütleks üleskutse, vaid tähelepanek ja kui ma nii mõtlen, siis tundub küll jah, ega ei ole palju saalis kohanud oma endiseid koondise kaaslasid, oma endiseid treenereid, oma endiseid võib-olla ka klubikaaslased. Et selle tõttu mehed on nagu truumad oma spordialale, et naistel on palju sinna õppida ja ei maksa nagu üldse nagu häbeneda, et mina kutsuks küll üles, et kõik, kes on oma ala harrastanud, et nad natuke tunneksid huvi, et mis nende alast on saanud, mis nende treeneritest on saanud mingil päeval mõnel võistlusel sinna korraks välja minna ja näidata ennast, et öelda üks aitäh, et kui on ka korda läinud see, mida treener talle on pakkunud näiteks, et see on väga hea toetus ka sama koolidega, et miks mitte uudistada ja minna vaadata, et mis seal kehalise kasvatuse tunnis siis nüüd tehakse, kui sulle endale väga meeldis või sa saad tagasiside, et selles koolis on lood nagu kehvad. Mine vaata platsi peale, et miks nad kehvad on, äkki saad nõu ja jõuga abiks just innustama, just et minna kaasa, mitte ma ei ütleks, et sekkuma, aga minna vaatama, et mis seal toimub. Lõpetuseks ma küsiks veel väga hea vestluse lõpetuseks, ma küsiks Anu sinu käest, et mis sinu arvates võiks spordis muutuda? Sa mõtled Eesti spordis või maailmaspordis? Üldse nii nagu, kuidas sa praegu tunned, kas sa tunned, et nagu Eesti mõistes või maailma mõistes, see on puhtalt sinu enda valik, et mis sinu arvates võiks olla teisiti? No sport on nii laiapõhjaline, värvikirev ja globaalne nagu see kogu maailm, et kõik rahvad oma erinevate keelte ja kommetega kokku pannes samasugune on ka spordikarussell, et mina tahan loota seda, et dopinguga patustajaid suudetaks kiiremini rajalt maha võtta. Mind see ennast on väga häirinud ja kui ma olen üldse mõelnud, et mul on nagu mõnel hetkel on mõte, et ma enam ei
taha nagu spordiajakirjanik töötada, siis see on tulnud sellest, et näeb, pagan, tegime pika ülekanne, jahvatasid sellest ja sellest juttu ja jälle ta jäi vahele. Nüüd ta tuleb jälle mulle ette, mis juttu ma peaksin tast rääkima, kui ta paari nädala pärast võetakse jälle vahele. See on nii halb tunne sul spordiajakirjanikul, kui sa oled kommentaator. Sul kõhus keerleb ja sul ei ole üldsegi mõnus seda ülekannet teha. Et see on ootus. Ülejäänud sport ise paneb paika, näiteks see pandeemia näitas väga hästi ära, millised spordialad on aktiivsed, kellel on tugevad alaliidud, head juhatused, kes on innovaatilised, kellel on selline tugev vabatahtlike kogukond, kes panevad selja kokku, teevad midagi teistmoodi, et liikuma saada. Just. Väga head alad suutsid kiiresti leida võimalused, kuidas uuesti võistelda, kuidas mullides hakkama saada, mismoodi muuta, et kui me tavaliselt mängime 4 mängu finaaliks, mängime seekord ainult 1 mängu, selgitame ühest mängust meistri, kõik on rahul, mäng saab tehtud, kõik on vormis. Aga kes väga pikalt mõtles, ei jõudnud üldse ree peale. Ja need alad ise kaovadki ära. Et see on selline loomulik asjade käik. Ma väga tänan sind. Anuga võiks sporditeemadel tunde ja tunde vestelda ja ma väga tänan sind sellise väga põneva ja võib-olla natuke teisest suunast vaadatava vestluse eest ja need tähelepanekud, mis sa ütlesid, on väga kulda väärt. Need tasub kindlasti mõelda ja selles suunas liikuda. Nii et aitäh sulle, Anu, oma kiirest ajast leidmaks see aeg meiega vestelda ja aitäh teile ka kuulamast ja edu siis Tokyo olümpial. Aitäh. Loodame, et tuleb. Tuleb, et oleks põhjust kuulata ja et Anu saaks ka medalivõitjatega intervjuud teha. Aitäh. Aitäh.